Tere Priit! Tere Miia! Täna meil tuleb üks väga huvitav episood, sellepärast, et täna me räägime natuke rohkem startup-teist, kuidas me üldse oleme Combatradiga siia jõudnud, kes me oleme ja võib-olla räägime ka natukene meie mitte just uuest suunast, aga võib-olla just sellest rõhutamisest vabaduse osas, ehk siis miks me rõhutame vabaduse olulisust üleüldiselt ettevõttena. Ja võib-olla tutvustan ka natuke ennast, kes mind veel ei tea, siis mina olen Combatradis turundusspetsialist Miia. Mina olen siin värskelt 3-4 kuud äkki olnud, ehk siis see kogemus siin on ka mul üsna esmakordne, nii et väga tore on siin koos Priiduga olla. Aitäh, Priit, et sa olid nõus minuga seda väikest intervjuu formaadis vestlust läbi viima. Aitäh sulle, et kutsusid. Ja. Hea meelega. Ja, väga tore. Ja võib-olla see on ka meie jaoks selline hea teambuilding harjutus, et saame nagu rääkida lähemalt Combatradi ajaloost natuke rohkem, et siis mina saan ka natuke veel rohkem targemaks. Nii et tore, ma arvan, et teemegi lihtsalt otsa lahti ja ma võtakski kohe esimese küsimuse, et kuidas siis Combatradi üldse alguse sai ja mis võib-olla see inspiratsioon selleks oli? Ja juba hea küsimus kohe alguseks. Mina tean oma versiooni sellest ja seda ma ilmselt saan ka kõige rohkem siis rääkida, kuidas mina seda nagu kõrvalt olen näinud ja olnud ka algusest peale tegelikult osaline sellest. Minu teada Combatradi sai 3-aastaseks. Jaa. Ehk siis 3-aastane, et nagu mingit tohutut ajalugu siin taga ei ole. Aga tundub nagu oleks. Aga tundub sellepärast, et juhtub nii palju igas päevas, rääkimata nädalatest ja kuudest. Aga 3 aastat tagasi siis Combatradi asutajad Martin Jõesaar ja Remo Jõeste lõid siis Combatradi ja mina tean, et see lugu seal taga oli see, et Remo juba varasemalt tahtis midagi sarnast teha ja ta oli otsinud endale selliseid koostööpartnereid, kellega koos seda teha. Ma täpselt ei tea, mis teda ajandas nüüd Martiniga seda rääkima või Martin ise helistas talle. Igal juhul, kui nad selle asutasid, siis nad kõigepealt hakkasid oma sõpradele, tuttavate lähedaste ettevõttele käima rääkimas, et mismoodi nad eri ükse siis neid väikseid meeskondi juhtisid ja kuidas nad siis seal neid asju tegid. Ja sealt tekiski see, et okei, et aga kuidas me, kui me tahame seda ettevõttena teha või ettevõtlusena, siis kuidas mida me siis õpetame teistele. Ja siis nad vaatasid ja mõtlesid kohe ju suurelt, et kes maailmas sellise mõtteviisiga need asju teevad. Nendel on ka eriväärased aus, nad vaatasid Echelon Front, Jocko Willink, raamatu Ülim vastutus, Extreme Ownership. Ja sealt sai ju alguse see, et nad panid endale selle eesmärgi, okei, me tahame nendega partneriteks saada. Ja see eesmärk oli väga selge ja konkreetne ja siis nad hakkasid selles suunas liikuma. Alguses ei läinud hästi, kirjutasid, need oleme siit Ida-Euroopast endised kaitseväelased ja ülima vastutuse mõtteviisi fännid. Ja see oli, et väga tore, et te seal olete hea töö, aitäh teenistuse eest. No see ei töötanud. Tuli lendasid kohale Ameerikasse, ostsid Echelon Frondi treeningupiletid, läksid treeningule ja seal siis lõuna pausi ajal või mingisuguse söögi pausi ajal siis Jocko Willink läks nende laua juurde, ütles, et okei, now you got my intention. Läks siis kirjutasid, väga tore, aga tean sellega rahule, te sõitsite siia, ostsite pileti selleks, et ise tulla ja edata, et meil on tõsi taga sellega. Ja seal ma tean, et nad rääkisid, et mis te siis teha tahate, küsis Jocko ja siis Remo Mart ütles, et sama asja, aga Euroopas. Ta ütles, okei, hakkake tegema.
ja siis nad hakkasid tegema, siis tulingi mina, tulid teised instruktorid, siis tekkis meil mingi hetk vaadates assistentide järele, siis mingi hetk tulid ka sina juba ja nüüd me oleme siin 3 aastat toimetanud ja eelmine aasta 2024 jaanuaris saime siis Jocko Willingu Lifepaabini ettevõtte Echelon Frondi ainukesteks ametlikeks koolituspartneriteks maailmas, nii et lühidalt selline see algus oli. No see on mega, selles mõttes, et mis mulle võib-olla selle loo juures kõige rohkem meeldib, ongi see just, et Remo ja Martin haarasid nagu selle initsiatiivi, okei, sa ei vasta, aga ma tulen siis kohale, et just see, et nad ei andnud nagu alla, et me tahame seda asja teha ja see on ka üks selline võib-olla inspiratsioonidest minu jaoks ka, et okei, ma olen kõik teinud, aga mida ma saan veel teha selleks, et mind märgatakse või et päris tahame seda koostööd teha. Ma ütlen, see on ju üks oluline printsiip võitjate mõtteviisist. Esimene tegelikult, kui me selle järjekorda paneme, et haara initsiatiiv, ehk siis default aggressive. Ehk siis seda poleks mitte kunagi elu sees juhtunud, kui me oleks lihtsalt oodanud mingisugust võimalust või Martin ja Remo oleks oodanud, et äkki nad ise kirjutavad, äkki nad ise märkavad, on ju. Ei, ma lihtsalt lähen, proovin ühtpidi, proovin teistpidi, proovin kolmandpidi ja ega ma arvan, et hästi oluline on just see nende meeste see ettevalmistus. Jaa. Absoluutselt. Ikkagi peaaegu 10 aastat eriüksuses, siis see nagu tahe mingid asjad ära teha ja võita, siis neil ei olnud ju raske Jockoga sama keelt rääkides, need väga sarnane taust on. Navy Sealid, Eesti Kaitseväe erioperaatorid on. Ja mul on tohutu austus selle töö vastu, mida nad on teinud ja loomulikult ka sinu töö vastu. Et see näitabki seda, et mida tähendab nagu tõeline võitjate mõtteviis, ma ütleks. Et just see, et sa ei anna alla ja sa tahab võita. Gert Kanter ütles niimoodi, et võitja ei ole see, kes kogu aeg võidab, vaid võitja on see, kes ei anna kunagi alla. Minu arust väga ilusti öeldud. Ja see on väga inspireeriv ja toob minust sellist mingisugust patriotismi kohe välja. Et, võib-olla kübeka seda patriotismi on ju igas ühes mees, kes kombataris on. Ma ei saa öelda, et ma olen nagu tohutu patriot, aga nagu mulle meeldib see mõte ja need tegevused, mida ma oma tegevuse teen, et see aitab kaasa selle, et inimesed mõtlevad natuke teistmoodi, natuke laiemalt ja see aitab nende elu paremini näha ja kui see mõtteviis jõuab ka nende otsustajateni, mis sest, et väga kaudselt, kes meie riiki juhivad, siis see on see, millega me saame aidata kaasa hoida Eesti vabadust. Ja, sinna poole me kohe varsti jõuame ka selle vabaduse teemani, et ma olen väga nõus, et mul on praegu selline inspiratsiooni hetk, ma olen väga tänulik selle eest. Aga võib-olla ma küsikski, et mis selle 3 aasta jooksul on et me saime partnerlussuhte Echelon Frondiga, see on super, me näitasime, et me ei anna alla, aga mis võib-olla on siis selle 3 aasta jooksul kõige keerulisemad hetked olnud võib-olla ettevõtte mõistes, et kus me oleme pidanud väga palju õppima, et me saaksime veel paremaks? Ma arvan, et neid õppekohti on väga palju olnud, aga kui niimoodi kõige olulisem välja tuua, siis on suhted, omavahelised suhted. Ja see on ka põhjusega meie siis koolitamise materjalis või selles treeningus esimene asi ja kõige olulisem asi, millele me keskendume, ehk siis Kate ja Liigu, siis kuidas toetada teisi ennem ja siis endale
kas siis küsida või siis oodata või eeldada, et mind ka siis kaetakse. Ja selle juures ongi kõige oluline see, et ma arendan ise neid suhteid, ma ise teen, eks ise nüüd see sama, mis ma alguses rääkisime, et ise olen default aggressive või haaran initsiatiivi ja mõtlen, mida ma saan oma meeskonna liikmete jaoks teha. Aga kus see keeruliseks läks, on see, et kui me alustasime Combat Threadiga, siis ei olnud meil sellist onboardingu programmi nagu meil täna on, läbi millega sina tuli, et meil on oma valiku protsess, kus me otsime seda õiget mõtteviisi, sarnast mõtteviisi nagu Martin ja Remol oli, kui nad alustasid Combat Threadiga ja on siiamaani ja jätkuvalt edasi on. Et seda ei olnud ja tänu sellele tulid need, kes tulid ja mõned, keda siis kutsuti, siis juhtusid need asjaolud, mis ettevõtte arengus ikka juhtuvad, et väga kiire kasv. Mingi hetk tekkisid finantsilised teemad, et kes kui palju mida saab ja saama peaks ja mis on õiglane, mis ei ole õiglane. Yeah. Ja selle kiiruse arenguga jäid erinevad protseduurid ja protsessid ja dokumendid ja kokkulepped nagu kirja panemata, kokku leppimata. Ja see tekitas väga palju segaseid suhteid. Ka selliseid suhteid, kus osad meie kaaslastest siis pidid ära minema ettevõttest. Mõned siis endal soovil ja mõned ka sellisel viisil, et me leppisime kokku, et nii ei saa jätkata. Ehk siis võib-olla see on kõige raskem olnud, et nende inimestega siis koostöö mitte jätkamine. Et see on nagu tegelikult suur kaotus. Nii neile kui meile, sellepärast, et aeg on nii palju sinna kulutatud. Jah, absoluutselt. Ja mitte, et need on rasked teemad ja ma arvan, et see on hästi oluline rääkida nendest, sest see on valus õppetund. Jah. Ma ei ütleks, et nagu paljud, aga nii palju, kui ma olen võib-olla mõne ettevõtte, ma ei tea, kuulanud mingisugust podcasti või lugenud mingisuguseid uudiseid, et siis räägitakse pigem nagu rahalistest numbritest, et mis on olnud keeruline. Käive oli natuke madal see aasta, on ju. Aga minu meelest ongi see, et mis Combat Threadi teeb eriliseks, ongi see, et me räägime suhetest, meie jaoks on meeskond ja meeskonna töö on palju olulisem sellest rahast. Nagu loomulikult seda on vaja, aga just nimelt, et kui meil ei oleks neid suhteid, häid suhteid, et siis ei tule ka seda käivet. No sellisel juhul me läheksime ja kui läksimegi vastuollu ja tegelikult esimese lahingureegliga. Et kui me ei mõtle nii, et meie strateegiline eesmärk on kõigepealt oma vahel häid suhteid ehitada ja arendada, siis millisel viisil me üldse suudame adekvaatselt seda õpetada teistele, kui me ise seda ei tee. Täpselt. Ja kuna see suhete ehitamine ongi keerulised, inimesed on keerulised, emotsioonid, inimesed on erinevad, meie keskkond, kus me tuleme on erinevad, meie taustsüsteemid on erinevad, et inimesed on väga-väga erinevad. Sellepärast ongi mõistlik meil pidada just rääkida nendest asjadest, millega me oleme päriselt struggle'inud. See on aus ja see on siiras. Ja kui me omavahel ehitame tugevad suhted, sellise meeskonnaga küll me need numbrid saavutame, aga see ei ole eesmärk omaette. Et me saame siis üksteisest paremini aru, me saame teha asju kiiremini, efektiivsemalt, paindlikumalt ja me usume, et see annabki selle edu. Absoluutselt. Nii tore. Ja see on minu meelest hästi tore ja värskendav ja kui ma siia tööle tegelikult tulin, et siis ma vist ütlesin enam-vähem midagi sarnast. Alguses, et ma ei ole nagu sellist vaadet võib-olla ettevõtte juhtimise tasandil nagu näinud, et me keskendume suhetele kõigepealt, et need oleksid head. Ja tänu sellele me saame üldse hakata ehitama muid asju sinna peale. Et ma olen lihtsalt väga... Ma praegu mõtlen, ega mina ka,
varasemalt nagu teadlikult ei mõelnud niimoodi, et mul oleks vaja suhet ehitada ettevõtte omanikuga juhiga. Ja mitmed ettevõtted, kus ma töötasin, see omanik oli nii kaugel. Füüsiliselt oli kaugel, rääkimata sellest, et ta tunneks päriselt huvi, vaata, kuidas mul läheb ja kuidas ma sind toetada saan täna oma tegevusega. Et see ongi teadlikult teistmoodi mõtlemine ja see on ju ongi teistmoodi ja see on raske, sellepärast on meil ka äri, ütleme siis niimoodi. Et kui see oleks lihtne ja me ei näe, ja me näiteks näe, et meil endale sellest on kasu olnud, miks pärast keegi peaks meie teenust üldse ostma siis? No, täpselt, jah. Võib-olla kui me räägimegi nüüd nendest eelnevatest kogemustest, et siis võib-olla ma küsikski, et mida sa oled kaasa võtnud või õppinud nendest eelnevatest kogemustest, mis sind täna sinu töös toetavad Combat-Redis? Ja eelnevatest elukogemustest enne Combat-Redis mõtled? Jah. Kõik olen kaasa võtnud. Aga... Palun täpsusta. Jaa, ma täpsustan. Mõtlengi, kuidas pidi alustada, kas Combat-Redist järjest alla meis need kogemused olid või siis kuskilt maalt, kus ma ise mõtlen, et see võis nagu teadlikumalt õppimine nagu pihta hakata. Võib-olla niimoodi siis. Jah. Ma arvan, et see hetk, kus ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, kuidas ise ennast arendada ja millised mu tugevused olid tegevteenistuses Scouts-Bataljonis. Ma liitsin Scoudiga 2009 ja eesmärgiga minna missioonile. Ja siis seal minu jahos oli üks hea kaasvõitleja, kellega siis sõitsime Paldiskis, Scouts-Bataljon asus Paldiskis. Täna Tapal küll. Ja me sõitsime iga päev koju Tallinnasse bussiga, tund aega pluss sõitu. Ja sai mõnusasti nagu erinevaid asju arutatud. Ja siis tuli juttu haridusest ja haritusest. Ehk siis mul oli Scouts-Bataljoni teenistusse minnes selline olukord, kus ma ei olnud oma keskkooli lõpetanud. Ma käisin küll kutsukoolis, õppisin ehituspuussabaks, aga ma nagu lõpueksameid ära teinud. Ja elasin seda tegelikult päris kõvasti üle, et see nagu tohutult piiras, et minna õppima, ma ei tea, veeblikooli, ohvitseriks, üldse ülikooli. Ja siis ma Otsiga oli kaasas, kamaraadi nimi rääkisin, siis ütlesin, et kuule tea Priit, et sa peab üldse selle pärast muretsema, et sa oled palju haritum kui mõni, kuidas siin, haridus ja haritus. Et need on kaks erinevat asja, et mõnel, kellel on väga hea haridus, väga kõrge haridus, ta ei üldse nagu ei ole nagu nii haritud siis või? Jah, ma saan aru, mida sa mõtled. Et see sinu hoiak ja suhtumine kaalub üle selle, kui sa oled saanud mingi ülikooli doktorikraadid näiteks. Sa oled ülbe, arrogantne, teistega arvesta, keegi taha see mingit tegemist teha. See nagu pani mõtlema, et okei, teed äge, siis tähendab seda, et mul on ju võimalus ja siis ma läksin õhtukooli, lõpetasin mu keskkooli ära, läksin ülikooli lõpetanud ära muuseas. Aga õppisin seal kinnisvara haldust 3 aastat ja ma ei väida, et ma ei lõpeta seda ära. Ja ma arvan, et see on üks koht, kus see nagu mõtte muutus teadlikult tuli. Sealt ma läksin kinnisvara müügimaailma peale Kaitseväge teenistust. Ja siis oli järgmine see etapp, kus ma hakkasin nagu lugema raamatuid müügi teemal, psühholoogia teemal, tohutult palju psühholoogia teemal raamatuid. Ja aru saama, et väljaspool Kaitseväge on ka elu, on ka väga ägedad ja normaalsed inimesed. Aga nii võib ka rääkida, muuseas, kui ma läksin Kaitseväest ülikooli, siis ma arvan, esimesed paar kuud ma ei osanudki nagu rääkida normaalse inimese kombel. Ilma igasuguste tsensuursete sõnade kasutamisega. Ma kujutan täitsa ette, jah. Ja ma võin öelda, et ma õppisin siis uut sõnavara tohutult palju nagu teadlikult juurde läbi raamatud, mis ma lugesin. Müügimaailma minnes minu põhiülesanne oli ju rääkida võõrast inimestega ja arendada ennast selles. Kuidas
nüüd ütlen, et kuidas luua häid suhteid nendega, ma siis ei mõelnud nagu nii. Siis oli ju, kui ma läksin müüki, et mulle vaja ära müüa neile see korter või ma viisin kinnisvara, ma olin korter ära müüa. Aga tegelikult minu nagu isikuomadused toetasid, et kuidas ehitada häid suhteid. Mind tootult hakkas huvitama see, et miks inimesed ostavad kodusid, investeerimiskorterid, maju, kui suuri maju, kuhu kohta, kuidas, et mis see nagu mõtteprotsess ja mis see psühholoogia seal taga on. Sealt on nüüd järgmine see pööre, et ma hakkasin huvitama psühholoogiast, tegin Tartu Ülikooli psühholoogia tudengite siukse lühikursus läbi, jõudsin coachingu metoodikani. See oli coaching müük, ma osalesin, siis mõtlesin, vau, see on ju, kuidas nagu need avatud küsimusi peegelda, mis kõike seda saab kasutada müügis, et veel paremini müüa. Ja siis mõtlesin, et tegelikult mind huvitab nagu see rohkem. Et kuidas saada ise selliseks inimeseks, kes saab aidata teistel siis lahti mõtestada, kuidas arendada suhteid, mis moodi küsida küsimusi, mis moodi ma saan kellegi mõtte sasipuntrast lahti arutada läbi selle, et me vestleme. Siis ma õppisin neid coachingu metoodikaid erinevate nurkade alt, nii lahenduskesk, Grow mudelit, EBS-is executive coachingu tippimõppes ja palju muud juurde. Ja mis veel? Võitluskunstid. Põhimõtteliselt terve elu võitluskunstidega tegelenud. Need on tohutult palju seda alandlikkust õpetanud, sest ma ise panen ennast sinna olukorda. Et ma tean, et kas boksi ringis või siis võitlusmatil on alati keegi minust parem, kiirem, osavam, tugevam. Alati on seda tõestanud, et keegi peab võitma, keegi kaotab. Et ma olen tegelenud siin karateega, alustasin täitsa väiksena täiboksiga, boksiga, aikidoga ja Brasiilias on see, mis on viimased 7 aastat meil tegelenud. Pissuku äge. Ja ma lihtsalt kuulan ja mõtlen, et just see, et sa tegelikult kuidagi nagu alustasid sellest, et sul tekkisid need miks küsimused. Aga miks? Miks mingisugused asju nagu tehakse? Ja ma ise tunnen ka, et väga tihti, mida ma üldse nagu elus teen või ma ei tea, mis tööd ma teen või mis mu huvid on, et need kõik algavad sellest, et aga miks midagi sellist tehakse. Ja võib-olla ma nüüd siinkohal küsikski just seda nagu psühholoogilist poolt, mida sa nagu ka mainisid, et kas seal tulid ka nagu mingisugused vaimse tervise teemad sisse, mis sind võib-olla rohkem huvitasid ja võib-olla siis tuuagi nagu paralleelle ka nagu oma praegusele tööle. Et kuidas sa tunned, et näiteks meie tegevus nagu toetab võib-olla isegi just nende miks küsimustega inimest. Väga hea, et seda vaimset tervise küsimust küsid, sellepärast, et sellega on oma selline nagu suhestumine või isegi nagu siuke karm lugu, et ega tõenäoliselt see coachingu õpe, see psühholoogia õpe ja kogu see pool, ilmselt mingi osa minust on kuidagi lapsepõlves kaasa tulnud, võib-olla ongi mingi olemus minust algusest peale olnud selline, nagu ma olen, aga alateadlik, ma arvan, mõjutas väga see, kui ma oma noorema venna kaotsin ja ma ei osanud nagu märgata mingit märke või asjaolusid, et miks mingid asjad on valesti tema puhul. Ja ma ei osanud midagi teha, et seda ennetada, et see juhtub. Ja ma arvan, et alateadlikult ühel sellisel, kui ma veel coachinguga rohkem tegelesin, siis ühel coachingu koolitusel üks klient küsis, et Priit, kas sa teed seda sellepärast, et su vennaga läks niimoodi? Siis ma mõtlesin ka, et kui mitte teadlikult, siis alateadlikult mõtlesin, et selles võib olla tõde sees, et tõenäoliselt see nii on. Sest nüüd ma tean väga palju asju, mida oleks saanud teha. Aga mul oli esiteks üsna nagu kinnine nagu maailmapilt,
ma olin nii kinni oma emotsioonis ja egos, et kuidas ta üldse neid asju niimoodi teeb, on narkootikumid olid mängus, liikus valedes seltskondades, miks ta ei räägi mul asja, ma olin nii tige ja vihane tema peale. Ja see on ainult minu probleem, et ma olin selles tunnelis kinni. Oleks ma oleks ma teadnud ja osanud kasutada näiteks ta tööriista, mida me siin ise õpetame täna, combat readiness, detachmenti võiks eemaldada sellest olukorrast näha korra oma egost kaugemale. Et aidata oma venda, siis ma arvan, ma oleks saanud väga-väga palju ära teha, aga ma ei osanud. Ja ma arvan, et see on ka alateadlik toon, mis mind täna nagu, mis minuga kaasas käib ja miks ma täna väga palju olen kaasa aidanud näiteks erinevate organisatsioonide või MTÜ puhul näiteks Lihasäigete Selts, Liikumispuuetega Liit ja need inimesed, kes kõige rohkem vajavad teist inimest abi. See on nagu natuke ma olen neile öelnud ka salaprojekt, et anda tagasi, et see on, et ma saan midagi teha, mis ma teen. Ja, võib-olla ma loodan, et see, mis juhtus, et sa tegid endast olenevalt, ma arvan, kõik. Sellel hetkel, mida ma oskasin, teadsin ja suutsin. Just. Et ma loodan, et selles mõttes, et on ja see teine pool küsimust üle, et kuidas tänane tegevus seotud on ja väga otseselt on seotud, et kui me õpetame inimesi võtma vastutust enda elu omanikuks olemise ees, see tähendabki ennekõike seda, et ma pean ise endast aru saama, et seesama, et kui ma olen nii egoga tunnelis oma emotsioonidel lasen mõjutada oma otsuseid ja ka seda, mida ma ei märka, kui ma olen liiga emotsionaalne või liiga egoistlik, siis sellel on tohutult suur mõju minu enda elule. Ja kuidas me saame siis teisi aidata on see, et kui me saame iseendast aru, iseennast hakkame treenima, arendama, tegema mingeid asju paremini ja läbi selle eeskuju me saame mõjutada. Ja minu isiklik visioon elus või see missioon, ütleme niimoodi kaitsevägeles, kõige tähtsam ülesanne, sellega ma pusisin ka aastaid. Kui ma läbisin erinevaid koolitusi, igasuguseid asju tegin, proovisin, on olla inspiratsiooniks isikliku eeskujuga. See võib kõlada võib-olla paljude inimeste jaoks väga abstraktne, aga võib-olla kui selle venna loogu kokku panna üldse nagu eluteemadega, siis see tundub minu jaoks väga selge ja konkreetne. Et aga mis eeskuju ma olen, kui ma ei ole distsiplineeritud enda tervise eest hoolitsema, oma pere eest hoolitsema, ma olen abielus, mul 2 last on ja mis eeskuju ma olen oma poegadele. Mis sees, kui ma käin nädalavahetusel, kulutan oma raha ära, ma ei tea, valutan pohmaka käes ja nii edasi. Ma ei tea öelda, et pidu ei pea panema, peab küll, aga see on alati millegi arvelt, mingi hind tuleb maksta sellest. Ehk siis kõik need väiksed asjad ja see sõltub ainult minust, mida ma teen, mitte mida ma ütlen. Jah, täpselt. Ma täitsa vajusin kohe mõttes selle kõige peale, sest et see kuidas ma nüüd ütlen, et see, mida me õpetame, see on raske, no ongi, see on raske, sest me oleme inimesed. See ongi see, et on mingisugused asju, mida me ütleme, tulevad need inimeseks olemise mingisugused raskused ette ja siis ikka sa võib-olla ikka libised, ma ei tea, lased egol võita või lähed ikkagi tunnelisse ja aga siinkohal ongi see, et jällegi need suhted minu meelest tulevad jälle mängu. Et kas sul on see tugev meeskond, kes oskab märgata seda, et kuule, natukene nüüd nagu on tunnel praegu. Et aitab nagu välja ja sellepärast ongi see suhete ehitamine
on niivõrd oluline, et me saaksime üksteist toetada. Just sellepärast, et mida ma olen võib-olla täheldanud, ongi see, et inimene on ikkagi grupiloom, ütleme nii, mida ma olen ise pidanud üsna karmilt õppima. Selles mõttes, et ma arvasin, et mingi hetk ma saan üksi hästi palju ära tehtud. Aga reaalsus on see, et teatud maani saadki. No jaa, iseenda sees on, see ongi see, et sa võtadki aega just iseendaga tegelemiseks. Aga see ei tähenda seda, et see aitab sul suhteid ehitada või et see aitab sul head meeskonda luua või enda ümber head kogukonda või maailmas asju. Sa rääksid, kuidas see vaimset tervist mõjutab see, mida me õpetame, mida me teeme. Võtame sama suhted, et kui sa pole mitte midagi selleks teinud, et õppida suhete kohta, et kas saab niimoodi elus läbi käia, et sa ei õpigi mitte midagi nende kohta? Jah, saab küll, väga vabalt. Kas mõndadel inimestel tuleb see väga hästi välja? Jah, tuleb küll. Aga väga paljudel ei tule ka. Ja rohkem on tõenäoliselt neid, kellel ei tule. Ja kui sa mitte midagi ei tee selleks, et juurde õppida, kuidas enne kõiki minu enda aju töötab, kuidas see psühholoogia töötab ja mismoodi see paari suhtes on. Seal on tohutu palju teadust taga. Täna on nii lihtne lihtsalt võtta internet lahti, mine raamatukogust, loe ja tee midagi selleks, et oma kaaslasega, kelle sa oled ise valinud ja teinud selle otsuse, et sa temaga koos tahad elada ja veel enam ehitada pere ja saada lapsi ja edasi. Et mida sa oled teinud selleks, mida sa teed selleks, et seda suhet arendada? Nüüd, kui ma ei tee midagi ja meil on kogu aeg tülid ja me ei saa omavahel läbi, siis see suhe on nii toksiline ja väga palju on ju neid olukordi, kus vaimne tervis lihtsalt ei pea vastu emmal kummal poolel. Ja ka kes veel kannatab sellest, on lapsed. Ja nii kurb, kui see ei ole, siis lastele on see ikka väga laastav. Absoluutselt. Ja selle peale need vanemad ei oska mõelda, need ei tulegi, kui nad ei ole ennast teadlikult harinud selles osas, et see on nagu kurb, aga päris elu on. Täpselt. Et see mõjutabki reaalselt vaimset tervist, kui ma võtan vastutuse enda elu eest omanikuks olemise. Mul on täielikud inspiratsiooniminutid praegu. Lase käia naudi. Ja, ühesõnaga. Kas sul on vau-efekt, et kui kananaht läheb peale ja see on mingi... Jah. See ongi reaalselt, seda nimetatakse vau-efektiks, mis ühes podcastis kuulsin, kus seda nagu lahati. See ongi see hetk. Praegu just tunnen. Pole selle peale, niimoodi mõelnud tõesti. Jah. See on hästi värskendav just see, et ma ei tea, minul kuidagi ma olen tundnud, et ma olen alati võib-olla, mitte alati, aga võtnud ka just kuidagi vastutust nagu oma elu eest, aga ma ei osanud seda kuidagi defineerida. Ja sellest tulenevalt kuidagi nüüd ma oskan seda defineerida veel paremini. Aga see on nii, see ongi see, et sellega kaasnevad tõesti, ongi raske. Et kuidas nagu sellega et vahepeal ei taha üldse. Ei taha. Aga ma olen kirjutanud ka meie blogisse ühe postituse. Ma ei tea, kas sa oled seda lugenud või ole, aga see oli see, et kui hirmu kompass näitab, et see on hirmus, mida mul teha on vaja, siis seda mul tulebki teha. Et kas Scouts-pataljoni teenima minna oli hirmus, väga hirmus oli nagu, jõhkrat hirmus oli. Sellepärast ma ei tea, kas ma saan hakkama, mul väga muretsin enda tervise pärast, mul oli vererõhk oli väga kõrge, mul on kogu aeg elus kuidagi olnud, et kas ma üldse saan nagu arstlikust komisjonist läbi nagu, et see tekitas hirmu. Siis kui sain sisse nii, kas ma missioonile saan, see tekitas hirmu. Ja kui ma sain teada, et ma saan, ma olen missioonile ja see tekitas hirm, ma lähen sinna ja neid asju on iga see uus asi, mida ma esimest korda teen, mida ohtlikum see on, mida võõram see on, mida suurem see minust on, seda hirmsam see on. Aga just seda ma tahangi teha, et areneda ja liikuda edasi, saada
saada veel paremaks inimeseks. Kogeda elu. Ma olen täiesti nõus. Kõige hirmutavamad asjad, mis ma oma elus teinud olen, on mind teinud inimeseks. Julgeid asju ei pea tegema. Selles mõttes selline kaine mõistus, 2 jalga maa peal, talupoja tarkus on mõistlik säilitada. Ikka. Aga selline nagu mõistlik väljakutsed, kui sa tunned, et see on sinu asi, siis tasub teha. Jah, täpselt. Nii et tehke asju. Ausalt väga äge on. Hirmus, väga äge. Lõpuks on äge. Hirmus äge. Jah, hirmus äge, jah, täpselt. Eesti keel on juhti, hirmus äge. Jah, eesti keel on tõesti huvitav. Ükskord rääkisin ka oma elukaaslasega, et me vahepeal teeme nalja, et kuidas me tõlgime inglise keelest eesti keelde mingisugust lausid. Siis mõtleme, et eesti keelel on natuke puine, aga samas nii palju värvikam on see eesti keel, et mulle väga meile meeldib sellist nalja teha. Aga äkki räägime natuke numbritest. Hoopis. Millistest? Kombatredi käibe numbritest. Ei, tegelikult numbreid ei pea ütlema üleüldiselt, aga lihtsalt meil läks eelmine aasta väga hästi. Läks hästi, on ju? Läks. Mulle vähemalt tundus, et läks väga hästi. Muidugi, iga aasta läheb aina paremini. Jaa, absoluutselt. Aga me tõesti 2-kordistasime käivet eelmine aasta võrreldes üle-eelmise aastaga. Ja võib-olla ma küsikski, et kas selle taga oli mingi konkreetne strateegia, lähenemine või kuidas see üldse võimalikuks sai? Mina juba enam-vähem natuke tean, kuidas see võimalikuks sai, aga meie kuulajad kindlasti tahavad teada. Võib-olla siis tead ju natuke rohkem kui mina siis. Ma lihtsalt praegu proovin nüüd mõelda, mis need asjaolud võisid olla, aga kindlasti ei olnud see, et me tahame 2 korda sama palju, et eesmärk oli 2 korda kasvatada oma käivet. Et meie eesmärk on see number, et sükest asja ei olnud. Mis aitas? Eelmise aasta jooksul oli kindlasti väga suur osa üle-eelmise ja üle-eelmise aasta tööst, mida me Kombatredina siis sisse panime siia. Selline strateegiline nähtavus oluliste inimeste ees, konverentsid ja muud üritused, mis me ette võtsime. Et need, kes on otsustajad ja kellel on võim siis kutsuda meid endaga midagi koos tegema. Kindlasti oli väga oluline samm see, et me tegime struktuurimuudatuse, et meil on eraldi müügiturunduse tiim ja väga fokuseeritud siis sihid ja rollid ja rollijaatused nüüd, et siis instruktorid saavad õppida oma instruktori rollis paremaks saama, müügiinimesed müügiosakonnas turunduses saavad väga selgelt fokuseerida nende tugevustele ja sellele, et nende tegevus aitaks Kombatredi eesmärkide pool liikuda. Aga võib-olla, miks mina arvan, et ma räägin, et sa tead rohkem. Miks uued inimesed teavad, et uued inimesed tulevad, nad näevad hoopis teise pilguga, et ma olen liiga tunnelis selles. Ja, aga ma ei tea, ma võib-olla panen täiesti pange, aga selles mõttes ma arvan, et see on just selle pärast, mida me õpetame ja mille järgi me elame. Eks see ongi. Nojah, võt ongi, ma hakkasin rääkima valedest asjadest ainult, sest mulle selles mõttes mulle tundub nagu, et me elame nende asjade järgi nagu loomulik. Miks? Sest kui me Kombatrediga nii-öelda meeskonna esimesel aastal, nagu see esimene meeskond, kes oli, tegime esimese sellise visioon, missioon, väärtused nagu sellise töötoa terve päeva. Siis sealt selle lõpptulemus selle päeva lõpuks oli see, et meie väärtused saavad olla, peavad olema need samad 4 lahingureeglit ja võitjate mõtteviis, mida me teistele õpetame. Miks? Sellepärast, et kui me ise neid ei ela, siis me ei ole miskit eeskuju. Ja me juhime eeskujuga. Ehk siis katta liigu, eks meeskonna töö, lihtsus. Me peame aru saama, mida me oleme tegema, kõik peavad aru saama.
prioriseeri või täide, mis on kõige tähtsam tegevus või takistus, mis aitab meil eesmärgi poole liikuda, hajutatud juhtimine, ehk siis miks me kõik üldse seda teeme ja mis on minu rollis need otsustusõiguse piirid. Siis me peame haarama initsiatiivi, hakkame liikuma, tuleb erinevad olukorrad, me peame kohanema. Kui me kohaneme, siis me peame kuulama, mida teised räägivad, kliendid, partnerid, oma inimesed, hoidma oma ego kontrolli all, olema alandlikud ja tegema seda, mida me siis meeskonna kokku leppisime distsiplineeritult, ehk siis me peame oma asjad ära tegema ja natuke peale. Ja siis nii me saavutame selle vabaduse, näiteks, et saame rohkem ressurssi võtta uusi inimesi juurde. Ja kui midagi läheb valesti sellel teekonnal, ükskõik mis asju ma teen, siis ma võtan täieliku vastutuse ja mõtlen, mida mina saan teha, et see asi ära lahendada. Neid asju me lihtsalt otsustame, me hakkame tegema. Et sellepärast mõtlen, et see nagu natuke nagu loomulik ja hea, et sa selle välja teed selle. Jah. Sest et tõesti nagu see kuidagi, make sense, et üldjuhul selline kasv, selles mõttes, ma ei ole tohutult mingisuguseid uuringuid teinud ettevõtete, ma ei tea, majandusaasta aruannete kohta või mis iganes, aga just sellest vaates, et tõesti, nii uskumatu kasv selles mõttes. Ilma investorite või sellise kaasamiseta, et me ei ole oma ettevõtted laiali müünud ega midagi. Jah, täpselt. Et see on märkimisväärne ja ma ütleks, et see ongi eeskujuks. Et see näitabki seda, et me tõesti elame ja hingame nende printsiipide järgi. Mitte alati, ütleme niimoodi. Vigu teeme kõik, aga oluline nendest, mida me õpime, mida me muudame pärast seda, kui me analüüsime seda. Aga üks võib-olla asi veel, et mida me oleme teinud, et niimoodi kasvada. Ma arvan, et see selline personaalne või individuaalne pildis olek, et ma olen ka oma persoonina pildis. Mitte see, et ma käin lihtsalt, et kombateridin kuskil üritusel, aga me räägime siin sotsiaalmeediast, et ma olen nähtav. Ehk siis nagu mul väga meeldib, mida Arnold Schwarzenegger ütles oma selles viimases raamatus ja nüüd ta tsiteerib seda tegelikult erinevates saadetes ja podcastides ka. Siis, siuke lihtne tema nagu eduvalem on, et tee rasket tööd, work your butt off või kuidas ta ütleb. Ja advertise, see reklaamiks, näita seda siis teistele. Et ma teen selle raske töö ära, siis see raske töö on see, mida mitte keegi näe, mida ma teen, et jõuda nendele oluliste konverentsidele, et jõuda nende otsustajateni, et jõuda nende ettevõteteni, kes on juba avatud ja tahavad neid koostöös teha. See on kõik see taustatöö, mida mitte keegi ei näe. Ja me reklaamime seda, et me nende ettevõtetega siis teeme neid koostöösid, seda näevad kõik. Ja siis tekib see, et okei, ma tahan ka, et väga hea. Jälle inspiratsiooniminutid Priiduga. Peame eraldi podcasti tegema. Ja, peaks jah, et siis võib-olla saame lahata veel täpsemalt neid teemasid, et see oleks väga äge. See oleks väga tore, kuule, tore mõte. Väga, nagu ma ütlesin juba, inspiratsiooniminutid Priiduga, super. Üks asi võib-olla, mida ilmselt, mille peale nagu publika mõtleb või potentsiaalne klient ka, et me räägime sellest, et kuidas juhtimine lahendus igasugusele väljakutsele. Ja ilmselt tekibki see küsimus, et mida see tähendab üldse või et mida see nagu praktikas tähendab, et mis mõttes juhtimine nagu lahendab kõik mu probleemid või kuidas see võimalik on? See on ju ikkagi läheb selle sama teema juurde ja enese juhtimise juurde, et ma pean endast aru saama. Aga see on õigustatud küsimus, et kui me koolitusi ka teeme, et siis inimesed, kes meeskonnana tulevad, siis tavaliselt on, ma ei tea, osakonna juht või tiimijuht või tiimijuhid. Ma olen spetsialist, ma pole mingi juht, mul ei ole nagu töölepingus juht või müügijuht või kes iganes.
Aga see ongi nagu, me mõtleme jälle nagu kombataridina teistmoodi, et kes see juht on, mõtleme niimoodi, et juht on see inimene, kes suhtleb teise inimesega või teiste inimestega. Ja kes suhtlevad teiste inimestega? Kõik inimesed. Ja kui me suhtleme teiste inimestega, alustame siis oma kodust, suhtleme kaaslasega, suhtleme lastega, emaga, isaga, õega, vennaga, siis mida me tahame teha, tihtipeale me tahame, et nad teeksid midagi. Ma ei tea, too poest leiba, vii prügikast välja laste puhul, ema anna taskuraha, isa laena autot ja nii edasi ja edasi. Siis mida me teeme neile? Mõjutame neid. Heas mõttes mõjutame, influenced by me. Ja nüüd, kui nemad ütlevad, okei, väga hea, isa ütleb, ma annan küll selle auto, aga sa pead olema kell 12 kodus ja paak peab täis olema. Auto on puhas. Siis mina kuulan, nüüd ta mõjutab mind vastu. Ma olen ise ka mõjutatav. Just. Näiteks. Ja seda see tegelikult ongi, me mõjutame üksteist. Nüüd, millised viisid on mõjutada? Neid on väga palju erinevaid, et ma võin lihtsalt käratada, panna ranged korrad, mingi ei, saad 18, siis ma annan sulle see auto ja nii edasi, et ma ei vii ennem prügikasti välja, kui ma saan kommi või ma ei tea, 5 eurot on ja ka mõjutan. Et aga kas see aitab kuidagi meie suhteid ehitada, arendada perekonnas, meeskonnas? Jällegi võib tekkida küsimus, ma räägin mingist isa, ema, perekonna ja prügikasti väljaviimise näitest, et kuidas juhtimisega seotud on. Mida siis need juhid, ükskõik mis tasandil nad ettevõttes on, mida nad siis teevad teiste inimestega? Nad ju ikkagi suhtlevad ja ikkagi on vaja, et keegi midagi teeks ära, sest ma ei tea, omanikul, juhil, investoritel, partneritel, kellel iganes on oma visioon või eesmärgi, mida on vaja täita. Siis need on vaja mõjutada, et need inimesed teeksid need asjad ära, et need eesmärgid saavutada. Et seda see tähendabki, aga see hakkab pihta sellest, et ma saan aru, kuidas mina toimin inimesena, et ma õpin ennast tundma. Ja see on nagu natukene selline mingi tabu teema natuke või siis teistpidi inimesed räägivad, sest on nii palju räägitud, ma ei tea, mingist enesearengust enam kuulda kui midagi. Väga halb, sinu eneseareng just lõppes, kui sa seda ütlesid. Jaa. Ma olen nõus. Jah. Juhtumine algab mõtteviisist ja hoiakust. Et ma saan midagi teha. Ja see juba, et sa mõtled selle peale, et äkki ma saan midagi ära teha. See ongi see, et sa juhid iseennast, mina saan midagi ära teha ja tegelikult see ongi see, et sa juba mõtled selles suunas, et see väljakutse saaks lahendatud. Just. See on arendada oma avatud mõtlemist, mida rohkem sa loed, ma soovitan väga lugeda, sest et lugedes töötab aju teistmoodi, ma arendan hoopis teisi külgeajus. Loomulikult vaadake neid videosid, õppevideosid väga palju, rääkige teiste inimestega, lugege mingisuguseid teadusuuringuid, käige koolitustel, treeningutel, võtke endale coachid, väga soovitan coachid võtta, käige psühholoogide juures, mitte sellepärast, jällegi see on vale aru saama, et mulle midagi viga peab olema, ei ole. Psühholoog on inimene, kes on õppinud, kuidas aju töötab aastaid. Ta aitab sul enda psühholoogiast ja oma enda toimimisest paremini aru saada, inimeseks olemise õpetaja siis, mentorid, kui sa tahad midagi teha, kes on juba teinud midagi, võtke neid inimesi, suhelge nendega. Võimalusi on nii palju tegelikult. Lihtsalt tuleb olla default aggressive ja haarad ise see initsiatiiv. Keegi tule kõike seda, mida ma just ütlesin, sulle ise pakkuma. Ma vaatan, et sul oleks vaja kõike seda paketti, et näe, palun. Ma midagi vastu ei taha. Paraku ei tegelikult. Ma ütleks, õnneks maailm ei tööta niimoodi. Aga teisi võib ju uudistada küll, et nagu mul ei ole antud, vaata, mis perre ma sündisin, vaata, kus ma üles kasvasin. No küll sul veab, et sa seal Ameerikas sinna rikkurite perre sündisid, oleks mul see, oleks mul too, oleks ja poleks, ma ei tea, kui sa ise midagi selleks ei tee. Jah, täpselt. Need on siuksed igapäevased lõppematud teemad. Tõsi.
nõnda on. Olen igati nõus jälle. Vaidle vastu ka millegi. Ma ei oska vaielda, sellepärast, et ma nõustun. Ma ise tunnen lihtsalt, et ma ei ole veel seal kohas, kus ma saaksin väga hästi kommenteerida vastu. Ma natuke tunnen, et ma olen... Argumenteerida. Aga mina arvan hoopis nii. Aga ma nõustun. Ma ei saa mitte midagi teha sinna. Ma nõustun lihtsalt sellega, et see lihtsalt nagu... No see on jah, et ma arvan, et see olekski veits veider, kui me ei oleks aligned. Siis. Jah. Selles mõttes võib-olla olekski huvitav väike poleemika nagu tekiks, et see oleks väga huvitav, ma arvan ka. Aga no nüüd ongi see sõna, mitte sõnavabadus, aga ütleme, et see vabadus midagi arvata, et mitte nõustuda, on ju. Võib-olla räägikski ju sellest vabaduse mõistest, kombatredi vaatest. See on meil nüüd natukene uus suund või seda ongi raske natuke selgitada, sest tegelikult mina tunnen, et see on alati, on see mõte olnud. Et see, et me ütleme, et juhtimine algab minust, siis tegelikult see ongi see, et ma saan ise ennast nagu vabaks teha mingisugustest asjadest. Ükskõik, mis see ka ei oleks. Mis see sinu jaoks oluline on? Mis see vabadus sinu jaoks oluline on ju? Et milline vabadus tähendab? Et sellel on erinevaid mõisteid või pooli, on ju. Et võib-olla äkki sa oskad ise paremini selgitada, et mida see vabadus kombatredi mõistes tähendab. Miks see meie jaoks hästi oluline on? Me võime mõelda kombatredi meeskonnana, et kombatredist kui sellisest platvormist, kus on võimalus vabalt ette võtta seda, mida sa ise tahad. Kui sul ainult on avatud mõtteviisi hoiakelule. Et siin on olemas kõik mentorid, coachid, materjalid, võimalused, mida iganes. Tegelikult siin ei ole nagu mitte mingisuguse piire. Sa tahad luua mingit teist ettevõtet, mis kuidagi toetab selle sõnumi edasiviimist, palun väga. Kui sa näitad, mis see plaan on, kuidas see hakkab sulle näiteks raha sisse tootma, et see lood uue ettevõtte, palun väga, me toetame sind kõige sellega, mis meil saadaval on. See on see võimalus siin leida viis, kuidas ennast arendada ja saavutada enda vabadus, et mida me tahame inimestena elus üldjuhul saavutada, on vabadus enda aja kasutuse osas. Yeah. Ma arvan, et sa oled ise tundnud, et sa saad seda väga vabalt täna ise valida, mida sa oma ajaga teed, tööajaga, vaba ajaga. Kuidas sa ise kasutad seda? Kuidas see efektiivne oleks ja aitaks kaasa sellele, mida kombatari tahab saavutada? Rahaline, finantsiline vabadus. Yeah. Alustades on kõigil mingisugune mingisugune summa ees, aga need võimalused, kuhu minna, jälle sõltub sinust endast. Mingil määral ka kõikidest teistest, kuidas me seda kombatarid laiemalt arendame. Aga võib-olla vabadus olla kuidagi eriliselt tähelepanu all, ma ei tea, ollagi see kõige parem instruktor näiteks. Ja ma tahangi olla see, ma tahan olla maailma kõige parem ülimvastutusinstruktor. Sul on võimalus olla, teha ennast nii nähtavaks, jagada ennast igale poole, käia, arendada, panna sinna aega ja raha sisse, et ennast arendada. Sul on see vabadus olemas, et sa saaksid olla see inimene. Ja siin ongi, et ma ei tea, mis see vabadus igal ühel endal on. Yeah. See tulebki endal välja mõelda. Ehk siis vabadus võrdub, mida ma tahan elus saavutada ja millised on minu sisemised tõekspidamised, väärtused, mille järgi ma elan, et neid asju saavutada. Ja kui me kuidas me nagu oma seda missiooni siis kombatarides sõnastasime, et me tahame aidata kasvatada vabadust siis nendel indiviididel, isikutel endal, meeskondadel ja ettevõtetele, et nad saaksid kaitsta
meie Eesti vabadust. Eks kui me aitame arendada meie enda kaasmaalastel avatud mõtteviisi. Nad on oma eludes, oma perekondades võtavad vastutust, on efektiivsemad, paremad isad, emad, õed, vennad ja nii edasi. Nad on paremad kolleegid, meeskonnakaaslased, teevad oma asjad ära, see aitab meeskonna tööd palju efektiivsemalt teha, meeskonnad, osakonnad, ettevõtted saavutavad oma eesmärke, avavad uusi turge, uusi ettevõtteid, toovad rohkem kasu sisse Eestisse nii rahaliselt, ma ei tea, mõtteviisilt, mis iganes see on. Need samad inimesed loovad ka uusi inimesi juurde, kes annavad neid mõtteid edasi, kes kasvab uus generatsioon, kellest võivad saada meie järgmised poliitikud, ministrid, presidendid, kaitseväe juhatajad, ettevõtjad. Ja läbi selle me siis mõjutamegi siis kaitsma meie enda vabadust, et hoida meie riiki. Ehk siis nagu mina olen sellest selliselt aru saanud, kui see nagu lahti niimoodi mõtestad. Seda ei saa öelda lihtsalt ühe sõnaga. Sa pead selle nagu lahti mõtestama, kuidas mina enda vabadust, kuidas ma seda sõnastan ise endale. Ja see ongi minu meelest väga huvitav. Minu meelest juhtimine võrdubki vabadus kuidagi. Et see ongi see, et juhtimine algab sinust ja tegelikult see, et kui sina juhid ise ennast, siis tegelikult sa oled juba sinna teel, et sa saaksid olla vaba selles mõistes, mis sind kõnetab. Mille nimel sina töötad. Täpselt, sest me oleme inimesed nii-öelda, kui sa vaatab peale või lõikad inimese pooleks, siis tükid on samad kõik sees. Aga igal ühel on see mingi miski, mis tuleb kaasa selle DNA-ga, see, kes ma nagu olen sünni hetkel. Ja muidugi keskkond ja muud asjad mõjutab ka. Ja selle tõttu on igal ühel, sa hakkad tarbima väga erinevat nagu, ma ei tea, materjali sisu, kuulad kedagi, näed kedagi. Sinu enda elu eesmärgid igal ühel on nii erinevad. See tulebki enda jaoks arusaadavaks teha. Mis see siis on, mida ma tahan teha? Ja ma ütleks, et see on kohati selline elukestev õpe. Inimene, see on täitsa ikka üks vana sõna minu teada, et inimene õpib kogu elu. Aga ainult siis, kui ta laseb seda endal teha. Õpetaja ilmub ikka siis, kui õpilane tahab õppida. Jah, täpselt. Tõepoolest. Võib-olla. Mis huvi sellel õpetajal on sundida peale oma õpetust? Kui õpilane ei taha ise õppida. Jah, täpselt. Juba raske, juba frustreeriv, juba halb on. Jah, täpselt. Aga võib-olla võtaks siiski selle natuke nagu juba kokku, et kui me nüüd kogu sellele küsimuste jadale ja sellele arutelule otsa vaatame, et siis kuidas see võtaksid kokku? Nimeta 3 omadust, mis on ühel heal juhil olemas. Hea juht on see, kes tahab olla juht. Ehk siis ma tahan olla, ehk siis mida see tähendab, ma tahan olla inimene, kes arendab ennast ja õpib kogu elu. Ma tahtsin enne mõelda ka, et mis see juht on, kuidas me sellest juhist aru saame, näiteks kus see tuleb, inglise keeles on leadership, juht laev. Et see on nagu põhjusega, et ta on esimene laev, kelle järgi siis ülejäänud laevad võtavad ennast formatsiooni ja laevastik siis liigub selle leadershipi järgi. Ehk siis ma tahan teiseks, ma olen ma arendan seda humility't või seda alandlikkust endas. Seda on võimalik arendada ja seda kasvatada, kui ma panen ennast erinevatesse ebamugavatesse olukordadesse, kus mul ei ole võimalik võita. Kõige lihtsam asi, ma ei tea, erinevad võitluskunstide trennid. Sa ei ole kunagi kõige parem seal.
sa saad ülikiiresti alandlikuks. Ja need, kes ei pane ise ennast nendesse olukorras, ärge muretsege. Elu teeb teid varem või hiljem alandlikuks, nii ehk naa. Ja teistpidi, jah. Kas te siis õpite sellest või mitte, ka siis kõik ei õpi. Ja kolmas asi, mis ühel hea juhil on väga oluline, on distsipliin. Distsipliin ehk siis järjepidevus sõltumata olukorrast oma asjad ära teha, mitte otsida vabandusi, et miks ma ei saa teha. Selle hakkub loomulikult kokku ülima vastutusega, aga kui need 3 asja võtta, siis ma arvan, need on need asjad, mida mina tahaks ühes heas juhis näha. Ehk siis võrdub sellega, mida ma tahan endas näha. Jah. Vot see viimane remark oli väga hea. Just see, et mida sa ise tahad endas näha. Ja ma ütleks, et see ongi võib-olla see, et ma ei tea, et mina tahan saada paremaks inimeseks. Aga see ongi see, et sa oled juba teinud algust sellega, et sa hakkadki ennast ma ütleks isegi võib-olla alateadlikult juhtima sinna suunas. Sellepärast, et sa ütled seda endale aeg-ajalt. Ma tahan saada heaks inimeseks. Või ma tahan ühesõnaga, see ongi, see on juba võib-olla manifesteerimise teema isegi, et osad räägivad sellest, et kui sa pidevalt seda endale ütled, et siis sa hakkad tegutsema ka vastavalt nagu sellele sõnumile. Jah, siin on üks asi puudu minu meelest, et väga okei öelda, et ma tahan saada heaks inimeseks. Milline on hea inimene? Pane kirja need asjad endale ja siis mõtle välja otte plaan, kuidas sa hakkad neid asju siis endas arendama. Ja siis hakka tegema. Ja siis, kui sa oled selles õnnestunud selles konkreetses esimese asjas, siis anna teistel ka teada, et hei, ja siis võtta järgmine asi, ja siis järgmine ja järgmine ja niimoodi elu lõpuni. Jah, super. Väga äge. Okei. Võib-olla räägime siis natuke ka, selles mõttes, et räägime natukene startup teist ka. Meil on siin tohutud ettevalmistused. Mina ja Kristin ja Priit ja paljud teised toimetavad meie startup teie ettevalmistustega, et mis saama hakkab siis? Saama hakkab mitu päeva vinget suhete ehitamist ja arendamist. Sellise ägeda ürituse nautimist. Selle raske töö viimast faasi ellu viimist. Ja pärast seda, kui see läbi saab, siis veel raskema töö edasi tegemist. Aga kui konkreetselt rääkida, mida me seal teeme, siis sellel eelpäeval mina ja siis Rene teeme lahingmatka. Olete kõik oodatud sinna, vist 30 inimest sinna mahub. Midagi sukest me välja ikkasime. Ja kuidas me seda teeme, et me seome ära lahingmatka 3 Tartus väga olulise siis Eesti taasiseseisumise sellise sümbolitega. Tähtver park, Kuperjanovi surmapaik, Julius Kuperjanovi ja siis Poska gümnaasium. Ehk siis teeme erinevaid juhtimisi ja meeskonnade harjutusi ja seome ära selle ajaloolise siis asukohaga. Tulge kindlasti kaasa tegema. Ja ma väga soovitan sellepärast, et selle programmi aitas kokku panna siis meie instruktor Eerik. Mina vaikselt kutsun teda meie inimentsüklopeediaks, sest et ta on tõesti uskumatu. Ta teab lugusid. Et see on super, see on lihtsalt vaatan suu ammuli alati, mitte, päris ei vaata nii, aga ühesõnaga point jääb samaks. Mis seal veel siis, aita mul meenutada, meil on ka 2 töötuba vähemalt, on ju? Kas on neid teemasid praegu mäletab mul niimoodi hoobilt ei tule endal meelde? Üks on suhete ehitamise teemal ja teine on ka prioriseerimise teemal. Et just see, et kui sa teed kõike korraga, et siis seda võitu ilmselt ei tule sealt
niipea. Võib tulla kasin ja võib-olla väga paljud asjad jäävad ligade-logede tehtuna. Ja suhete ehitamine ja prioriseerimine. Soovitan. Siis meil on Remo teeb seal pealaval midagi oli vist nii või? Jaa, Remo räägib ka meil pealaval. Ma veel kontseptsiooni täpsemalt ei tea, aga see selgub ka kindlasti nüüd lähiajal. Ma arvan, et järgmine nädal juba. Siis meil on oma väga vinge boks olemas, Combat Ready boks. Jaa. Tulge kindlasti sinna, sest seal on meil nagu alati väga põnev juhtimise mäng, harjutus, treening, kus siis saab väga vinges loosis osaleda kindlasti. Jaa, absoluutselt. Midagi mõtleme ägedat välja seal. Jaa, veel ei ütle. Või ühesõnaga seda ei saagi enne teada, kui üritus toimub, aga see on kindlasti midagi praktilist, nagu meile ikka meeldib teha. Tulge kindlasti boksist läbi, ajage juttu, küsige 5 korda miks see vastutusvõtmine ikkagi on oluline ja arutame nendel teemad üle. Mis veel? Püüdke meid ka kuskil järelpidudelt kinni. Jaa, vot see on ka üks asi, mis tundub väga põnev minu jaoks. Et mina lähen üldse esimest korda Startup Day'le elus. Nii et mul on väga, väga põnev ja just nimelt, et see networking ja inimsuhete ongi suhete ehitamine. Ma ütleks, et Startup Day ongi üks suhete ehitamine. Et see on super. Ja üks fun fact just suhete ehitamisest ja eriti järelpidudest. Eelmise aasta ühelt järelpeolt sain ma tuttavaks ühe mehega, kes soovitas oma tütrele meile kandideerida tööle. Ja tänu sellele on meil meeskonnas Karoliine. Shout out Karoliine. Karoliine isaga tuttusin ühel järelüritusel. Võigemini see oli päeval Executive Day'le siis järelüritusel. Seal me arutasime pikemalt asju ja siis hiljem ta soovitas, et kuule, hei, need on ägedad kutid, et just otsisime assistente. Et väga-väga väärtuslik kontakt. Ei, super. Jah. Kindlasti me liigume ka ala peal üleüldiselt ringi. Mina võib-olla tahan teie käest küsida midagi intervjuu vormis, nii et olge selleks valmis. Ja igatahes väga põnev, suur töö ootab veel ees. Ma ütleks, kõige suurem töö toimubki seal koha peal. Eeltöö on üks, aga koha peal on teine. Ja siis lähme lendu. Ja meid leiate siis hundi peaga särkide pusade järgi. Selle peal kiri Combat Ready. Combat Ready. Aga aitäh sulle, Priit. Aitäh, Miia. Nii tore, et sa olid valmis vastama küsimustele. Ma loodan, et ka Startup Day jälgijatel ja kuulajatel oli siit nii mõndagi kaasa võtta. No mina igatahes sain jälle targemaks ja olen super inspireeritud, mida mul oli väga vaja. Nii et kindlasti siis otsige meid alalt üles. Võite eelnevad ka meiega tutvuda combatready.ee ja leiate meid ka siis sotsiaalmeediast Instagramist ja LinkedInist ja Facebookist. Et ühesõnaga praegu meil on fookus on Startup Day'l. Nii et näeme seal. Näeme seal. Jah.